taas Autonet.ee proovisõitu vaatama. Viimasel ajal on mitmed suured autofirmad tulnud välja uudistega, mis ei hõlma niivõrd uusi mudeleid, kuivõrd ökomootoreid. Ka meie tänane testiauto Opel Zafira Tourer on mudelina juba meie proovisõidulugudest läbi käinud, kuid tänane see kurja juur peitub siin kapoti all. See on 1,6 liitrine uus üliökonoomne diiselmootor ja me täna vaatamegi ja uurime, kuivõrd öko siis saab olla üks mootor sellisel suurel autol nagu Maht Universaal. Me täna auto välimusel pikalt peatuma ei hakka, eks neid ole juba tänavatel ka üksjagu nähtud. Mainigem ära vaid selle X-kujulise ninaosa disaini, mis kogu masinale omapärase aura annab. See on pärit Opeli eelmise kümnendi lõpu ideeautodelt, kuid esimene, mis tõepoolest siis ka seeria tootmisesse jõudis. Seest on Zafira Toureri näol tegemist aga tõelise transformatsioonikuningaga. Nii keskmise kui tagumise istmerea saab kokku klappida ja põrandasse ära peita, kuid keskmist istlerida saab päris mitut moodi liigutada ja sättida, ehk siis sealsetel reisijatel on võimalusi oma mugavust oluliselt suurendada. Eriti tahaksin ära mainida selle võimaluse keskmine iste hoopiski käetugedeks kokku klappida. Armatuurlaua koha pealt tahaksin ma ära mainida selle Opeli üks nupp, üks funktsioon, ideoloogia. See muudab küll pildi pisut kirjuks, kuid kui te sellega ära harjute, siis on päris raske teistmoodi hakkama saada. Ja see viib kasutajamugavuse ikkagi päris teisele tasemele. Üks põhjus, miks Zafira Tourer mulle väga meeldib, on see kaugele ette viidud A-piilar, suure kaldega tuuleklaas, ehk juht istub justkui keset autot ja seda ruumi või avarust, kui soovite, on siin ikka tõsiselt palju. Kes suudab seda hinnata, suudab hinnata ka Zafira Tourerit. Aga tuleme siis meie tänase päevakangelase juurde. Tegu on Opeli kõige keskkonnasõbralikuma diiselmootoriga, mis vastab Euro 6 heitmenormidele. Nagu juba mainisin, on selle töömahuks 1,6 liitrit ning loomulikult oli peamisteks väljatöötamise eesmärgiks viia kütusekulu võimalikult madalaks. Konkreetse diisli sooritusvõimeks märgitakse 100 kilovatti ehk 136 hobujõudu, pöördemomendiks 320 newtonmeetrit. Muidugi pole 136 hobujõudu just kõige sportlikum kärbes ning seda enam nii suure auto peal. Tuleb siiski mainida, et tänu manuaalkastile saab juht ise valida, kui ökolt või kui dünaamiliselt ta sõita soovib. Seetõttu linnasõidu kütusekulu numbreid ma üldse välja tooma ei hakkagi, see sõltub iga juhi jala raskusest. Kuid pikemal maantee otsal kõikus keskmine kütusekulu 3,5 ja 4,5 liitri vahel 100 kilomeetri kohta. Kui see pole öko, siis mis veel üldse öko on, eriti veel nii suurel autol nagu Zafira Tourer. Koos madalama kütusekuluga käib ka madalam CO2 emissioon, mille saavutamiseks kasutatakse sel mootoril karbamiidi vesilahust, mida nimetatakse AdBlue. Seda pihustatakse heitgaasidesse, mis lahustab sealse lämmastikoksiidi lämmastikuks ja veeks. Kuigi meil puuduvad autodele kehtestatud ökoloogiamaksud, siis varem või hiljem need siiski tulevad. Kuid ka ilma selleta on see 1,6 liitriline diiselmootor tänu oma madalale kütusekulule täiesti arvestatav variant. Seda enam, et siin on väga hea müraisolatsioon, mis tegelikult ühtlasel sõidul ei annagi tunda, et kapoti all diiselmootor on. Niisiis, ökoversioon Opel Zafira Tourerist. Mõni aasta tagasi oleks see tundunud veel üsna naljatamisena, kuid täna võib tõepoolest nentida, et autondus on arenenud selles suunas, et ka Maht Universaal võib olla ökonoomne. Aga meie näeme teiega juba järgmisel nädalal. Seniks nägemist!